raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere tulemast kuulama saadet Vaba Sõna. Mina olen Evelin Poolamets ja täna asendamas saatejuhti Anti Poolametsa, kes viibib hetkel välislähetusel Dharaam Salaas ja kohtub tema pühaduse Dalai Lamaga. Kindlasti kuuleme temalt juba järgmises saates põnevaid reisimuljeid. Aga täna ma pole stuudios üksi. Mul on hea meel tervitada Urmas ja Maarja Maranikku, keda ma julgen nimetada oma kaasvõitlejateks tuulearenduste temaatikas. Ja alustame, Maarja, sinust. Tuuleparkide rajamise vastu seismine on toonud sind koguni poliitikasse ning kõigepealt tahangi sind õnnitleda Põhja-Pärnumaa vallapolikokku pääsemise puhul. Valimistulemused on nüüd ametlikult välja kuulutatud. Kas volikogu kutse on ka juba sinuni jõudnud? Ja, tere ja tänan saatesse kutsumast. Ja nii ta on, et tõesti volikogu kutse on postkastis olemas, läbi loetud ka. Ja tõenäoliselt on ees ootamas meid väga põnevad ajad, sest koalitsiooni meil hetkel veel kokku pandud ei ole. Ja kui koalitsioon ka tööle saab, siis saab olema põnevad 4 aastat, sest Põhja-Pärnumaal on omajagu planeeringuid, tuuleenergeetikaga seotud planeeringuid siis, ja eks siis volikogu töö näitab, et kas nad hakkavad realiseeruma või mitte. Te mõlemad tegutsete MTÜs looduse ja inimese eest. Urmas, räägi palun kuulajatele lähemalt, et mis oli selle MTÜ loomise ajendiks ja kas teil Maarjaga on ka mingi tööjaotus või spetsialiseerumine, et kuidas te omavahel vastutusalad ära jaotate? Tervist ja tänan saatesse kutsumast. Kui nüüd kohe teema juurde minna, siis MTÜ loomise ajendiks oli võib-olla eeskätt see, et Eestis on eraisikul üksinda või eraldiseisvalt väga raske seista looduskaitse eest ja loodusväärtuste eest. Et seda on kõige mõistlikum ja kõige parem teha siis läbi keskkonnakaitselise organisatsiooni. Et see oli see nii-öelda algpõhjus. Ja te olete hästi palju sellist infot jaganud, mida te olete kätte saanud näiteks kas või Terviseametist, et ma tunnistan ausalt, et teist on minu Riigikogu töös väga palju abi olnud, sest meil ju põhimõtteliselt tuulearenduste alal nagu seadused puuduvad. Et Maarja, sa oled ka võidelnud kohalike inimeste õiguste eest, et kas meil, minu teada meil on ainuke mürapiirang, samas tuuliku arendustega ju tulevad väga palju muid häiringuid kaasa. Tõsi jah, nii ta on, et ainuke reguleeriv seadus ja määrus, mis meil on tõesti müramäärus. Põhimõtteliselt on kokku lepitud ka paljudes valdades kaugused elamust, aga need ka varieeruvad, nii nagu on valla üldplaneeringus või valla dokumentatsioonis kirjas. Laias laastus on selliselt, et tiheasustusalast on mõeldud 2 kilomeetrit ja hajaasustuses 1 kilomeeter. Siin tekkis meil muidugi väikene mõttekoht, et mismoodi siis inimesi niimoodi eristatakse, et mõni on eelisseisus ja mõni mitte, et mõni kilomeetri kaugusel, mõni 2 kilomeetri kaugusel. Ja seda teemat on ka arutatud Terviseametis. Ja ma näen ka sinu neid kirjavahetusi Terviseametiga, et ega sa vist väga lemmik kodanik ei ole neile, et küsid kogu aeg selliseid tüütuid küsimusi, millele nad vastama on sunnitud lausa, et kuidas sul see suhe ka Terviseametiga on hetkel? Ei saa tegelikult kurta, et üldse ametitega me suhtleme üsna vabalt ja üsna tihedalt. Kirjavahetus toimib, kohtumistel käime, ühiste laudade taga istume. Viimati käisime Keskkonnaametis, kus oli Keskkonnaameti poolt siis terve töögrupp välja pandud 7 inimest, kellega 2 tundi arutasime. Et ja ametitega suhtlus toimib. Aga see teema ka, et kui me nüüd vaatame neid praktilisi andmeid, et Eesti Energia juhtki on siin öelnud, et vaatamata sellele, et eelmine aasta olid väga head tuuleolud, ei suudetud oma toodangut müüa, kuna
turul ei olnud nõudlust, et kas siin ei ole nagu sellist vastuolu, et kõik omavalitsused on pandud nende raskete, mitte kõik, ma nüüd liialdan, 29 omavalitsust on pandud tegelema nende väga keerukate planeeringutega ja samas ju tervikpilt puudub, et kui palju neid tuulikuid on Eestile vaja ja kui palju nendega, me ju kogu aeg ju tarbijatena ju maksame peale, et Urmas, sina oled kodus nende numbritega, et on sul tekkinud nagu arusaama, et kui palju see Eesti seda taastuvenergiat peaks nüüd veel juurde tegema? No taastuvenergia kui selline võib laias laastus jagada 2. Üks on, kui me räägime elektrist, on juhutootmine, teine on juhitav tootmine ja ma saan aru, et see küsimus puudutab pigem seda juhuslikku tootmist, et siis kui päike paistab ja tuul puhub. Aus vastus võib-olla praeguse Eesti elektri tootmise mahu juures, kus meil eelmisel aastal jäi umbes 1/3 tarbitud kogusest jäi puudu. Eesti ise ei suutnud seda toota, pidime sisse ostma. Siis praegust seisu vaadates võiks öelda, et selle juhuelektri maht on täis. Võib-olla, kui me suudame sama palju kodumaal toota, nagu me ära tarvitame, puusalt pakkudes võib-olla 100 sellist Tootsi-Sopi suurust tuulikut. Nojah, aga meie vist elame nagu mingis erinevates maailmades, kui vaatad seda uut energiamajanduse arengukava, siis seal ju räägitakse utoopilistes numbrites, kuidas meil hüppeliselt peaks ka see tarbimine kasvama praegust, kui vaatad, et majandus kuivab kokku, Eesti keskmine energiatarbimine on viimastel aastatel pigem langenud kui tõusnud ja ma ei näe kuskil ühtegi kohta ka, et mille põhjalt see võiks tõusma hakata. Muidugi on loodud siia või plaanitakse selliseid tootmisvõimsusi või ütleme tööstusi, mis hakkaks neid energiat rohkem tarbima. Aga kui me nüüd jälle vaatame, et nii palju energiat pannakse tuule arendusse, et mis selle mõte on? Maarja, kas sa oled nagu saanud endale nagu selle kuidagi nagu mustvalgelt selgeks teha, et mis on selle nagu selline pikem mõte või miks seda tehakse? Jah, ma olen sinuga nõus selles suhtes, et see üledimensioneerimine ja üleplaneerimine on väga suur. Seda mõtet, ma nüüd ei oska öelda küll, aga ma arvan, et ma võin seda tausta natukene avada või enda arvamust siin, kuidas mina olen asjast aru saanud. Et see planeerimisprotsess tuuleenergeetikas läks meil suuremalt lahti aastal 2019, kui siis Timo Tatar MKMist saatis valdadele kirjad ja soovitas hakata leidma sobivaid tuulearendusalasid. See kiri oli natukene vastuoluline, tal olid 2 poolt. Kirja esimeses küljes kirjeldati ilusti, kuhu tuleks arendada, ehk siis vältida tuleks rohetuumalasid, kasutada tuleks juba kasutuses olevaid tööstusalasid. Mõtteliselt oli kõik õige. Aga selle kirja teine pool keeras selle esimese poole natukene ümber ja seal siis soovitati leida võimalust igale poole arendada, aga rohealadesse. Ja mina ise arvan, et sellega antigi signaal valdadele hakata tugevalt toetama ja arendama tuulearendusi ja sellest võtsid kinni ka siis arendajad, et kuna meil tuulearendused reglementeeritud ühegi seadusega ei ole, siis nii nagu Urmas on ka varem öelnud, siis arendajad lasti lahti nagu noored vasikad peale talvist kinnihoidmist, siis nad leidsid endale sobivad alad ja kes ESM-ees sinna üritas siis hakata oma arendust arendama. Väga hea võrdlus, et mina olen ka tajunud seda, et meil on nagu mingi metsik lääs, et kui tuleb need filmides need kaadrid ette, kuidas võidu sõideti nende karavani vankrite hobustega, et kes ennem sai kuskil vaia maha lüüa, et selle territoorium see
metsik lääs oli, et praegust jääb täpselt sama tunne, sest hästi agressiivsed on, kui ma vaatan igatav suhtlust arendajatega, siis nemad täiesti nagu pressivad jõuga peale, neid nagu midagi ei huvita, ühtegi nagu tõket ei ole, et mul on isegi jäänud mulje, et vaadates, et nad trügivad rohealade peale, et justkui keskkonna mõju ka ei ole enam tuulikutel. Või Urmas, räägib lähemalt, et milline on sinu see kontakt olnud nende keskkonnakaitse teemadega? Jah, kindlasti. No enne kui ma sinna keskkonnakaitse juurde lähen, siis ma eelmist punkti võib-olla natukene täiendaksin ja seda just seonduvalt siis Eesti elektri tootmise ja tarbimisega, et kuna me oleme oma nii-öelda varasemate põlvkondade tootmislahendused ülekantud tähenduses siis nii-öelda haua äärele suutnud viia ja elektrit jääb meil riigis puudu kogu aeg, siis väga oluline on ka tähele panna seda, et 24. aasta keskpaigast kuni 25. aasta maikuuni eksportisime me ülejäävat elektrit, eeskätt siis seda juhuelektrit, mida parasjagu ei olnud kuhugi panna, hinnaga umbes 50 eurot megavatt-tund ja nendel perioodidel, kui päike ei paistnud ja tuul ei puhunud ja me pidime siis stabiilset elektrit riiki sisse ostma, olime selle eest sunnitud maksma 2 korda rohkem. Et see on selline valem mitte kiireks rikastumiseks, vaid kiireks vaesumiseks. Aga kui nüüd keskkonna juurde tulla, siis kahtlemata võib-olla ütleme see probleem või see juurpõhjus ilmsesti sai alguse 2015. aastal vastu võetud täiesti uue planeerimisseadusega, kuhu toodi sisse võrreldes varasema 2 uut planeeringuliiki, riigi eriplaneering, mida me teame siis eeskätt Rail Baltic, kaitsetööstuspark ja nii edasi, ja siis sellele vastukaaluks kohaliku omavalitsuse eriplaneering, millega siis neid tuuleparke nii-öelda püütakse rajada. Aga mis selle eriplaneeringu teeb nagu selles mõttes vastuoluliseks, on see, et see suuresti ei pea olema kooskõlas ei sellise baasdokumendiga, mis on üleriigiline planeering või siis varasemalt koostatud maakonnaplaneeringud. Et põhimõtteliselt võid sa näpu panna Eesti kaardil ükskõik kuhu, öelda, et siin on minu eriplaneeringu ala ja siia mina tahan ehitada. Ja niimoodi need asjad alguse saavadki, et seal selline, ütleme nii, et kaine loogika suuresti puudub. Et kui sul on oma maatükk või oled sa kellegiga sõlminud kokkuleppe, siis sa püüadki seda tuuleparki rajada sinna, kus just sinul parasjagu mugavam on, mitte aga sinna, kus keskkonnamõju oleks minimaalne. Jah, et ma vaatan ka Vinni valla näite puhul, et väga nagu soovitud ja soositud paigad on need kõrgepingeliinide lähedus ja tihtipeale on see ka justkui roheala, keskkonnakaitseala, et Maarja, sa oled hoidnud silma peal, et milline see üldpilt on, et kuidas need keskkonnakaitsealad ja tuulikute planeeringute alad nüüd omavahel suhestuvad ja kas see on kõik okei? No tulemusel, kõige selle üleplaneerimise tulemusel me oleme jõudnud praeguseks hetkeks sinna, kus meil on maismaa tuuleplaneeringute alasid ligi 200. Tõenäoliselt on neid aasta alguses peale seaduse muudatusi juurde tulemas. Sellest umbes 200 alast 75% asub metsamaal. Ehk siis suhteliselt suur osa on siis metsa meil ehitatud või metsa planeeritud meil siis tuuleparke. Ja omakorda siis 65% asub otseselt rohevõrgustikus. Ja see on see koht, kus mina seda konflikti näen just, sest rohevõrgustiku alad on meil meie metsa elu ja ökosüsteem, kus peaks elu toimuma. Ja kui me sinna hakkame nüüd tööstust rajama, siis see ei ole niisama lihtne. Keskkonnaametist tuli ka jutuks meil see sama teema, et natukene suur on see number ja ei tohiks nii olla. Seda enam, et meil on siin
Euroopa Liidu poolt tulnud ka suunised, et peaks olema degradeerunud maadel ikkagi tuulikud ja tööstusmaadel, aga mitte metsas. Meil on ta kuidagi nihkes. Ja kui siit veel edasi vaadata, siis tegelikult riik on ka teinud omapoolse kaardistamise, ehk siis nii-öelda REPoweri alad. Ja sellel on ka samamoodi suunised antud Euroopa Liidu poolt, aga ka siin on riik ise natukene eksinud ilmselt või kuidagi see mõte on nihkesse läinud, sest ka seal on ligi 87% metsamaal siis planeeringute osakaal. Ja mis siit huvitavaks või kummaliseks teeb selle asja see, et Keskkonnaametis rääkisime ka sellest, et nende jaoks või nad ei näe seda väga suure probleemina ja ei näe seda väga suure probleemina sellepärast, et laias laastus arvestatakse tuuliku aluse platsi või ehitusaluse platsi pinnaks koos teedega ja taristuga umbes 2 hektarit. Kui võtta see 2 hektarit, siis seda võib-olla ei olegi niivõrd palju, aga arvesse jääb siin võtmata see, et kui sa paned ikkagi metsa ja rohevõrgustikku elu keskele, looduse keskele suure tööstusobjekti, mis teeb häält, vilgub, töötab vahel, teinekord ei tööta, ta on tööstuslik objekt seal, siis see tähendab seda, et me need loomad ja selle elustiku seal peletame eemale ja seda on ka uuringud ilusti näidanud viimastel aastatel, et nii see toimuma hakkab, et loomad ja linnud siis lahkuvad nende tuulikute lähedalt ja see on probleemkoht. Ja, et me tihtipeale nüüd kujutame ette, et see häiring tekib alles siis, kui tuulik töötab, aga tegelikult ju on 300 meetri kõrguse tuuliku ehitamine ju, ja mitte ühe tuuliku ehitamine, vaid selle pargi rajamine on ju massiivne häiring. Seal on masinad, seal lõhutakse seda pinnast, kaevatakse traktorid, veoautod, kõik, mis tehnika ehitusel on ja see on hästi intensiivselt, kuna on ju vaja kiiresti valmis saada ja selle vundamendi suurus on ühe vundamendi, hinnanguliselt on ju ka terve hektar, mis sinna tuuliku alla tekib, see on raadatud metsamaa, kus mitte kunagi ei hakka mitte midagi kasvama, sest arendajad ise on öelnud, et selle 2000 tonni betooni väljavõtmine hiljem, kui tuulik lõpetab oma töö, on keskkonnahäiringu mõttes veel suurem kui selle jätmine sinna, et ma ei kujuta tõesti ette, et kui see tuulik lõpuks siis tööle hakkab, siis võib ju täiesti rahulikult olla, et seal ükski loom ega lind enam lennata ei taha, aga Urmas, kui sa ka vaatad seda, mis toimub elektriturul, et eelmisel aastal siis käivitus meil see Sopi-Tootsi tuulepark ja võis ju loota, et nüüd hakkab Eesti riigile hästi minema, meil on tuuleenergiat, sa teed numbrid ka välja, et kuidas meil see eksport on ja samas tuli välja, et ikkagi ei suudetud seda müüa, et mis siis see lahendus võiks olla, et kas meil peaks tööstust arendama või kuidas, ma kujutan ette, et ka kuulajad on nagu hästi suures segaduses, et riigil juba praegu on nii palju taastuvenergiat, et ta ei leia turgu, samas räägitakse, et on vaja juurde teha. No see plaan ilmsesti on selline, et tuule- ja päikeseenergiat siis salvestada, kas siis nii-öelda tavapärastesse akudesse või on räägitud ka näiteks Paldiski hüdrosalvestist, mis sisuliselt on ju sügav auk maa sees ja sinna tekib siis nii-öelda maa-alune kosk ehk siis maa-alune hüdroelektrijaam. Aga mis nagu nende lahenduste mure või häda on see, et seda päikese tuuleenergiat küll õnnestub salvestada, aga see maht on pisikene ja need nii-öelda augud päikest talvisel perioodil niikuinii on väga vähe ja talvel külmaga on ka üsna pikalt selline 2-3 nädalat täiesti tuulevaikset aega kõige külmemal perioodil
on tavapärane, et noh, siis need meid mitte kuidagi välja ei aita. Aga mis nüüd juhuelektrit ja eeskätt tuuleelektrist rääkides võib-olla oluline oleks märkida, et Eestis on eeskätt puudus juhitavatest elektrijaamadest. Et me oleme seda niinimetatud energia üleminekut alustanud täiesti valest otsast. Et kõigepealt peavad olema olemas juhitavad jaamad, siseriiklik varustuskindlus, tähendab seda, et me saame hakkama niimoodi, et meil ei ole naaberriikidega ühtegi elektriühendust. Me saame kodumaal ise hakkama niimoodi, et meil tuled põlevad ja külmkapp püsib külm. Et kõigepealt tuleb ära lahendada see küsimus ja alles seejärel on siis võimalik paralleelselt tasapisi seda juhutootmist sinna juurde lisada, ehk siis nii-öelda saada põhimõtteliselt teatud hetkedel nullhinnaga seda elektrienergiat jutumärkides. Jah, et kui vaadata seda lubadust, et tuuleenergia pidi tooma elektri hinna alla, aga kui me nüüd näeme, et ega ju ütleme, kui on elekter juhitamatu, siis me ei oska ka hinnata, et võimalik, et nad võetakse, tuulik võetakse tootmisest välja siis, kui elektri hind läheb liiga madalaks. Sama on ka Eesti Energia teinud, et neil ei ole mõtet toota tuuleenergiat, kui selle turuhind on seal 0 eurot kilovatt, aga samas on ju meil rida neid tuuletootjaid ja tuuleenergia tootjaid, kes saavad riigi toetust, et kas siin jälle, et ega see raha ei tule seina seest või tuulest, aga et kas siin jälle ei ole see vastuolu, et me endiselt maksame tuuleenergia, juhuenergia tootjatele toetusi, vaatamata sellele, et energia hind on nii kõrge. Ja see, kas on võimalik, et see tuuleenergia hakkaks kuidagi nagu elektri hinda alla tooma, Marja? Need narratiivid on ajas muutunud, et kui siin aasta tagasi räägiti tõesti veel, kuidas meil saab väga odav elekter olema, väga odav elektri hind olema tänu tuuleenergiale, siis praeguseks on minu arust päris kenasti välja öeldud, et see hind odavamaks ei lähe. Samamoodi aasta tagasi umbes räägiti meile, et meil on seda tuuleenergiat endale vaja, aga nüüd räägitakse pigem selleks, et meil on vaja ekspordiks, ehk narratiivid on ajas muutuma hakanud. Kas siin midagi nüüd odavamaks läheb või kuidas see tuuleenergia suhestub selle üldise hinnaga? Mina arvan, et ta teeb kallimaks ja mida rohkem meil elanikud peale maksavad ja doteerivad seda tuuleenergiat, siis seda kallimaks meil kogu hind läheb. Et me võime siit tükkideks võtta oma elektriarve ja vaadata, et mõni osa läheb odavamaks, aga teiselt poolt tuleb siis arvele ikkagi rida juurde või kallineb mingisugune rida. Ja ma siit võib-olla omalt poolt täiendaksin, et iseenesest on võimalik, kui seda ühiku hinda ehk siis kilovatt-tunni hinda, mida ükskõik keegi maksab, kas siis kodutarbija või tööstustarbija, saada odavamaks mahu kasvades, mida suurem on turg, seda odavamaks läheb ühiku hind. Aga kui nüüd mõelda niipidi, et me Eestis püüame juhuelektri tootmist üledimensioneerida ja siis nüüd selle õigustamiseks püüame Eestisse siis välismaalt tuua seda energiamahukat tööstust, et see ei ole selline orgaaniline protsess, et see peaks käima hoopis vastupidi, et kõigepealt on see tööstus ehk tarbija, kes siis seda energiat, antud juhul elektrit vajab ja sellega siis käsi käes alles siis kasvab elektri tootmine sõltuvalt siis selle tööstuse vajadustest, aga meie püüame seda asja millegi pärast teha tagurpidi. Ja, aga nüüd lähme väikesele pausile. Ja oleme pausilt tagasi. Tuletan meelde, et mul on saates Urmas ja Maarja Maranik ja mina olen saatejuht Evelin Poolamets, aga jätkame. Urmas, sa tõid väga hästi välja selle, et meie peaksime justkui hakkama seda elektrienergiat tarbima, kui me oleme
seda tuuleenergiast nii palju tootnud, aga no ma ei näe seda tööstuse arengut ja ma ei kujuta ette, milline ettevõtja suudaks oma ettevõtet niimoodi korraldada, et ta toodab ainult siis, kui tuul puhub. Ma tean, et keskajal oli see võimalik, et inimene läks veskile siis, kui oli tuuline ilm, ta teadis, et veski töötab sel hetkel, tuul puhkus, läks viis oma jahu ja jahvatas ära, aga tänapäeval, kui enamus aparaate ja masinaid ostetakse liisinguga ja inimene, kes on tööl, tahab igal ajahetkel palka saada, et kas me üldse saame nagu mõelda, et tuuleenergia on siis selline, ütleme, põhienergia mingil tootmisel? No ma väga kahtlen selles, et enamik tööstuslikke protsesse on sellised, mida ei saa hetkest nii-öelda käivitada või hetkest pooleli jätta. Et see esiteks võib-olla rikuks ära mõningad tootmisliinid ja tõenäoliselt ka siis selle toodangu ühikukulu või oma hind muutuks suhteliselt kõrgeks. No mina mõtlen natukene teises suunas, et tegelikult Euroopas on meil päris palju tööstusi, kus on oma tööstuse kõrval on oma tuulik. Ja see on ka olnud Euroopa Liidu suunis ja mõte tegelikult, et kui me teeme, ma ei tea, näiteks sokivabriku, siis sokivabrik paneb endale sinna kõrvale ühe tuuliku püsti, sealt ta saab endale sobival ajal siis elektrit. Sokivabriku katusel on päikesepaneelid, kus ta saab siis päikesest toodetud energiat ja siis ülejäänud aja ta võtab võrgust. Aga meil on läinud asjad selliselt, et kõigepealt me üritame 200 tuuleala püsti saada, siis hakkame edasi vaatama, et mis siis saama hakkab. Ja kui ma mõtlen ka sellele, et kui palju see tuulik tänapäeval maksab, siis ma hakkan juba õudusega mõtlema, palju see sokk pärast maksma võib minna, kui seda hakata ümber arvutama. Et me oleme ka siin rääkinud, et ühe sellise 7-8 megavatise tuuliku hind on ligi 10 miljonit ja ta peaks siis, ma ei tea, väga pika aja jooksul ennast ka tagasi teenima ja siin on jälle nii palju sellist määramatust, mida ei saa kontrollida ja minu meelest on ka tuuleenergia ju ideaalne energia turu manipuleerimiseks, et meie ju ostame oma energia Nord Poolilt ja nagu te teate, see Nord Pooli hinna kujunemine on omaette selline hämar, et millal on tootmist ja millal on tarbimist ja kuidagi siis, kui tarbimist on rohkem, siis kipuvad kõik need tootmised kuidagi hooldusesse minema ja lõpuks on ikkagi see hind tarbijale väga kõrge. Hiljem on küll välja tulnud, et on mingid manipuleerimised seda hinda mõjutanud, aga juhitavate energiate puhul ju ei saa sellist manipulatsiooni teha. Juhitava energia puhul on see hind ju kogu aeg üks ja sama, kogu aeg on see tootmine teada, aga tuulikute puhul saab tõesti manipuleerida ja ma toon ka kuulajatele tuletan meelde, et kuidas see meie odavaks kuulutatud roheenergia on siis toonud kaasa 2 uut maksu. Alates 2026. aasta jaanuarist kehtestatakse tasakaalustamise võimsuse tasu. Ja see on 3,73 eurot megavatt-tunni kohta, et mida siis maksavad nii tootjad kui ka tarbijad. Ja teine maks on elektri edastamise arvele lisanduv varustuskindluse tasu ja mille eesmärk on siis katta juhitavate võimsuste hoidmise kulud olukorras, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. Ja Urmas hakkas ikka rääkima siin, et me tõesti ei ole ju aastaid investeerinud juhitavatesse võimsustesse ja nüüd siis, ma ei tea, kas hakkab mõistus kohale või koju tulema, et tõesti, Eestil on ju vaja juhitavaid võimsusi. Jah, tõepoolest. Kui nüüd korraks tulla veel juhitavate võimsuste juurest elektrisüsteemi sellise toimeloogika juurde, siis teatavasti tootmine ja tarbimine peavad olema kogu aeg tasakaalus, et paigast ei läheks ära elektrivõrgu pinge ega siis ka voolusagedus.
ja selles mõttes ka stabiilses juhitavate võimsustega elektrivõrgus peavad olema kogu aeg stardivalmis reservjaamad, mis siis vajadusel saavad nii-öelda juurde toota. Et see reservvõimsuse tasu iseenesest on muidugi igas elektrisüsteemis olemas, aga nüüd kui tulla selle kõikuva ehk juhuelektri juurde, siis siin on probleem selles, et need üles-alla kõikumised tootmismahus on sellises süsteemis palju suuremad ja need elektrijaamad, reservjaamad, mis siis peavad nii-öelda valmisolekus kogu aeg istuma, et neid on kas siis arvuliselt rohkem või on nad võimsuse poolest palju suuremad, et see teeb selle nii-öelda valmisoleku kulu palju suuremaks. Aga mis nüüd puudutab nii-öelda alainvesteerimist juhitavasse võimsusesse, siis see kindlasti vastab tõele. Alates sellest hetkest, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga 2004. aastal, on seda põlevkivitööstust, ütleme nii, et järjest püütud välja suretada. Selle asemel, et püüda seda moderniseerida, täiustada, leida erinevaid võimalusi heitgaasikoguste vähendamiseks või lisaks siis ka selliste järel- ja kõrvalproduktide väärindamiseks. Et mida teatavasti ju põlevkivi kõrvalt on võimalik toota väetist, toota tsementi, ehitusblokke, nii edasi. Ka keemiatööstuse selliseid baastooraineid. Et sellised väärtusahelad on kahjuks jäänud täiesti tähelepanuta. Ja, et meile ju kogu aeg räägitakse, et kuidas põlevkivi energia on meeletult õhku saastav ja samas nagu on seal tõesti nagu mingi tabu teema, et seal justkui ei saa seda olukorda kuidagi parandada, et ei ole võimalik seda saastatust ja CO2 heidet vähendada. Tegelikult on, aga ma ei tea, mulle tundub, et aeg-ajalt, et neil on nagu mingi plaan sellega, et kellegi ärihuvid on just seal taga, et toota mitte tuuleenergiat toota, vaid pigem mulle jääbki mulje, et tuulikuid püstitada ja see on nagu see põhiteema. Aga korraks puudutame ka seda teemat, et Maarja, sa natukene ka mainisid, et te käisite Maa- ja Ruumiameti korraldatud töötoas, et mida see nüüd tähendab? Mida te tegite seal? Jah, tõsi, nii see oli, et Maa- ja Ruumiamet on korraldanud hiljuti 2 töötuba, planeeringute töötuba. Üks siis oli Tallinnas, teine oli Pärnus. Mina ise käisin Tallinna töötoas ja tegemist oli väga vahva üritusega, kus olid ühe laua taha toodud kokku erinevad planeeringutest puudutavad osapooled. Alates siis investeerijast, planeerijast, valla töötajatest, tuleenergeetika arendajatest, muudest arendajatest kuni MTÜ-deni ja keskkonnaorganisatsioonideni. Ja laua ümber istusime, arutasime siis, et mis on need planeeringute kitsaskohad, mitte ainult tuuleenergeetikas, vaid üldse suuremates planeeringutes ka. Et mismoodi näeb seda siis keskkonnaorganisatsioon, et kus näeb keskkonnaorganisatsioon kitsaskohti, kus on probleemkohad, kust näeb arendaja, kust näeb vallaplaneerija, kust näeb arhitekt ja võib-olla ka kust näeb investeerija, et mismoodi nemad näevad, sest igal ühel on erinev vaade, iga üks näeb natukene oma mätta otsast seda muidugi ja tegemist oli väga tänuväärse ja hea üritusega ja tänusõnad Maa- ja Ruumiametile selle eest. Et saite anda siis sisendit, et kuidas peaks planeeringutega toimetama, et kuidas peaks ka kohalikke kaasama, et te nagu noomida ei saanud, et aeg-ajalt ju võetakse neid inimesi, kes räägivad tuuleenergia probleemidest ja siis öeldakse, et need käivad ja hirmutavad inimesi, aga samas mulle tundub, et inimestel on ikkagi väga väikese teadlikkus. Maarja, sa oled suhelnud ka kohalikega, et kuivõrd palju on inimesed nagu selle vahepealse, ütleme see aasta, mis on nende tuuleparkide teemal hästi palju räägitud, et kas näed, sa on tekkinud ka selline teadlikkuse kasv? Nii ja naa. Aasta ja mõned kuud tagasi
olid tegelikult inimesed suhteliselt pimeduses ja see oli valdade ja riigipoolne tegemata töö, sest inimesed olidki kaasamata. Täiesti üllatuslikult avastati ennast olukorrast, kus kodu lähedale kerkivad mitmed tuulepargid mitmesse külge. Ja ilmselgelt olid inimesed ärritunud sellest ja tekkisid probleemid. Nüüdseks on paljud inimesed ennast kurssi viinud, väga paljud inimesed on teinud väga põhjalikku tööd, lugenud meeletuskoguses seaduseid, töötanud läbi oma valla keskkonnamõju hinnanguid, otsinud lahendusi, rääkinud omavahel, et on neid inimesi tekkinud, kes on kursis. Aga teisest küljest jällegi eestlane on suhteliselt passiivne, oma tegemistega hõivatud ja elab oma elu ja ei vaatagi naabri poole ega laiemalt, mis toimub. Ja nende inimeste seas on ikkagi veel inimesi, kes täiesti üllatunult otsa vaatavad, et mis planeering, kus kohas, tuleb või ma ei ole kuulnud. Et see on ka nagu teistmoodi olukord, et selle 30 taas iseseisvunud aasta jooksul ei ole midagi nii, ma ütlen, suure mõjuga meie kodu alla ja tagahoovi ju planeeritud, et inimene arvab, et kui tema rahulikult elab, kellesegi midagi ei puutu, maksab oma maksud ära, siis midagi ei juhtu, midagi ei muutu, tema elu ja kodu ja elu kvaliteet jääb samaks, aga nüüd ei ole enam nii. Tuleb tööstus otse sinu taga aeda ja mis igapäevaseltki mõjutab inimeste elu. Tõsi, nii ta on, aga praegu on mõjutatud just maapiirkondade elanikud, sellepärast, et kõik need 200 planeeringut on praktiliselt ikkagi maapiirkondades. Tõsi, meil käis ka läbi siin mõni aeg tagasi selline humoorikas rahvaalgatus, veidikene sellise iroonilises võtmes ellu kutsutud, millega me üritasime siis tähelepanu köita ja jõuda sinnamaani, et kehtestatakse kohe riigi eriplaneering ja tekivad ka tuulealad Tallinna lähedusse, Tallinna ümbrusesse. See jõudis ka Riigikogu komisjoni, et komisjon tegelikult hammustas läbi selle küll, et tegemist on sellise tähelepanu nõudva teemaga ja leidsid, et on tänuväärne mõte see ja mõttel on jumet, et Tallinnas on ju tarbimine, järelikult võiks siin lähedal olla ka siis ka tootmine. Aga edasi läks rahvaalgatus Majandus-kommunikatsiooniministeeriumisse ja sealt tuli eitav vastus, et on liiga palju piiranguid ja ei ole võimalik sellega siis jätkata. Aga see ka veel, et see tuli tõesti korraks komisjoni ja minu meelest seal komisjonis olid väga mõistlikud vastuargumendid. Jah, ütleme nii, et kui ma seda rahvaalgatust käisin Riigikogu majanduskomisjonis esitlemas, siis komisjoni liikmete hulgas oli lõpuks üsna palju poolehoidjaid ja kui ma protokollist õigesti mäletan, siis üsna ühehäälselt suunati siis see eriplaneeringu algatamine edasi Vabariigi Valitsusele. Ja kui nüüd mõelda sedapidi, et see mõte iseenesest oli ju ühtepidi juhtida tähelepanu, siis ka pealinna ümbruses, kus teatavasti küsitlustulemuste järgi on ju kõige rohkem roheenergia pooldajaid, et missugused probleemid siis valitsevad Tallinnast kaugemal, siis tegelikult kaardianalüüsi käigus mulle endalegi tuli üllatusena, et Tallinna lähiümbruses on täiesti olemas selliseid piirkondi, kuhu saaks teha väikeses mahus tuuleparke, et kui nüüd need looduskaitselised aspektid kõrvale jätta, mida mõjuhindajad üle Eesti väidavad, et neid kõiki saab ju leevendada ja kompenseerida ja kõik loomad ja linnud ja taimed saame teise kohta ümber viia. Siis tuli natukene selles mõttes kurva üllatusena, et vist meie noor majandusminister Keldo on tuuleenergia suurim vastane. Et tema ei pooldanudki selle eriplaneeringu kehtestamist, et kui nüüd naljaga pooleks öelda. See oli liiga tema kodu lähedal äkki. Kahjuks ei oska seda teemat kommenteerida.
ja et siin on ka tõesti selline silmakirjalikkus, et kui te teete midagi ebamugavat, et samas ütleme, et linnarahvas saab ju tuulikutest kõige rohkem kasu, et siis tehke pigem meist kuskil kaugemal ja täpselt nagu sa Urmas ka ütlesid, et muidu nad ütlevad, et need tuulikud ei mõju ega ei tee midagi, aga põnev selline konflikt tekkis siin Enefit Greeni ja tema naabrusesse kavandatava tuulepargi vahel, et Enefit Green siis ütles, et uued tuulikud mõjutavad tuulevoogude liikumist. Näed, uued tuulikud mõjutavad teisi tuulikuid ja loovad keerisvälju, aga need keerisväljad ju mõjutavad ju kogu loodust ja inimesi ja siis ütleb, et tuulevoolude ebastabiilsus jälle siis põhjustab ka seda komponentide kiirevat kulumist, ega ma ütlen, et näete, teine tuulepargi tootja tunnistab, et näete, et see tuulikutel on mõju ja need varjutuse efekt, et ma nägin nüüd hiljuti just ka sotsiaalmeedias levis video, kuidas siin ütleme, et talvine päike käib madalalt, kuidas inimene toimetas ja see propeller vilkus seal päikese ees ja see oli väga-väga häiriv juba pildi pealt, et sul kogu aeg nagu semafor vilgub, et meil ju, Maarja, ei ole ju selle koha pealt ka mingil seadusi, nagu Metsik Lääs ikkagi. Jah, me jõuame tagasi selle jutu juurde, et meil ainukene reguleeritud on müra, ülejäänud on kõik soovituslikud normid, millest võiks lähtuda, aga ei pea lähtuma ja tõesti selline Metsiku Lääne tunne tekib. Ja kui ma nüüd selle sama artikli juurde tulen, mida sa siin meelde tuletasid, siis minule meenub tõesti ka, et seal toodi välja ka see sama vilkumine varjude näol siis, et seal oli murekoht selles, et üks arendaja kurtis, et kui tema päikesepargi lähedale tulevad tuulikud, siis tuulikud hakkavad päikest varjama. Küll aga oli selle päikesepargi ja tuulepargi vahe üsna märkimisväärne, üle 2 kilomeetri, kui ma õigesti mäletan. Ja need on täpselt need samad punktid, mida me oleme korduvalt välja toonud, et tuulikud tekitavad müra, tuulikud tekitavad vilkumist, tuulikutel on mõjud, ainult et kui meie oleme need välja toonud, siis öeldakse, et kõike saab leevendada ja pole probleemi. Aga kui 2 arendajat vastamisi panna, siis tekivad samasugused probleemid ikkagi, jah. Ja kui nüüd mõelda, et mis need leevendusmehhanismid on, ma tean, et üks soovitus oli, et kolige ära. Jah, nii ta küll paraku oli ja selle ütles välja, kui ma ei eksi, siis Terviseameti esindaja Sopi Tootsi müra mõõtmise tutvustamisel. Ja probleem ongi selles, et Saarde tuulepargi kõrval või tuuleparkide vahel elavad inimesed. Saardes on 3 plokis tuulepargid ja seal vahel on küla. Ja külas elavad inimesed, kellel on tõsised terviseprobleemid ja on mured. Ja kahjuks on nad kuidagi üksi jäänud ja ka mina olen siinkohal täiesti nõutu, et kuhu nad siis nagu pöörduma peaksid ja mida nad tegema peaksid. Sest Terviseamet mõõdab müra vastavust seadusele. Infraheli mõõtmine on meil üldse kuidagi kummaline olnud siiamaani. No meil puuduvad seadused ja isegi puuduvad ka need võimalused, nagu sa ütlesid, et võrrelda või et vaadata, kuidas teised riigid teevad. Meil ei ole sellist metoodikat välja töötatud tegelikult. Ja, aga nende inimeste puhul on küll, nad on õnnetusolukorras, praegu on see Saardes, mõned inimesed on Tootsis tuleb juurde neid järjest rohkem, aga need on ainult vähesed pargid, mis meil siiamaani püsti on. Küll aga on planeeringutes päris palju külasid ja suuremaid asulaid ka, mis on samamoodi planeeritud erinevate parkide vahele. Ja see on teine ohukoht, mida ma jällegi näen, et kui meil on Saardes juba näide olemas, et inimesed on hädas ja nad on ka selles mõttes hädas, et Terviseameti töötaja ütleb, et palun kaaluge siis võib-olla ära kolimist, et polegi midagi muud teha, siis mida meil hakkavad ülejäänud inimesed tegema.
et kuhu me siis saaksime kolida? Urmas, kui sa vaatad seda Eesti kaarti, kuhu sa soovitad inimestel kolida? Ma vaatan kaardi pealt, et see planeering kuidagi läheb üle Eesti nagu diagonaalis, et mis need vabad kohad veel on? No teatavasti Muhu saarele ei tohiks vist ühtegi tuuleparki kerkida ja praeguste teadmiste kohaselt ka Tartusse, Tartu ümber ja Kagu-Eestisse. Aga nagu me teame, siis Kagu-Eesti inimesed on hädas näiteks Nursipaluga. Et ma ei saa sellist ühtegi head soovitust anda, sest me ei tea, mida tulevik toob. Aga kui nüüd rääkida konkreetselt Saare tuulepargist, kus tuulikud on tõesti 3 rühmana, rühmade vahekaugused on 4-5 kilomeetrit, inimesed elavad nende gruppide vahel, siis üle Eesti planeeringu kaarti vaadates on palju selliseid kohti ja ütleme nii, et isegi ka selliseid külasid, mis saavad 3 ja lausa 4 tuulepargi rühma siis vahetusse mõjualasse. Ja miks see on suur probleem, on see, et tuulesuund teatavasti on muutlik, aga küll on olemas tavaliselt selline peatuulesuund, kus tuul enamasti puhub. Ja kui sa nüüd elad mitme tuulepargi mõjualas, need tuulepargid on sul iga silmakaares, siis ei ole sul ühtegi sellist nii-öelda kerget või ütleme nii, et müravaba päev, et vahet ei ole, kust suunas see tuul puhub, et kogu aeg on mingisugune müralärm. Ja tulles tagasi siit veel saarde mõõtmise juurde, ka saardes tehti Terviseameti poolt, ma arvan, et see oli Terviseameti poolt müra mõõtmine, siis selgelt oli näha, et osad müratasemed ületasid ka praegust normi, aga seal toodi lihtne põhjendus, et seal lähedal oli siis kas autotee või mingisugune vesivulises või koskoli, aga samas see on oletuslik, et see põhjustas selle kõrgema mürataseme, kui lubatud oli. Et meil sellised nullmõõtmised puuduvad tol hetkel. Et mõõtmistega on meil probleeme siiamaani olnud. Aga seda ongi väga keeruline mõõta, seda enam, kui nad veel teevad justkui mingit keskmist, et kui sul koer augub niimoodi, et iga 30 sekundi taga ütleb siis keskmine võib madal tulla see müra, aga kokkuvõttes sa ikkagi ei suuda elada, kui sul kogu aeg käib mingi selline rütmiline müdin või et kuidas, ja pluss veel need varjutused, mis tõesti levivad 2,6 kilomeetrit on see piir, mida siis loetakse või sinna kanti. Aga veel see ka, et kui me nüüd vaatame nende tuuleparkide tootlikkust ja kui me mõtleme veel ka leevenduste peale, et tuuleenergia assotsiatsiooni lehekülje peal ma saan selle tootlikkuse numbriks eelmisel aastal 20%. See tähendab seda, et 5 tuulikust justkui 1 töötab, et siin tekib jälle see vastuolu, et see tundub ju Urvas meeletu raiskamine, ressursi raiskamine ja kui me nüüd mõtleme sinna juurde, et kui me veel ka leevendusmeetodid, et minu teada nende tuulikute puhul ei ole rakendatud selliste leevendusmeetodid, et pannakse seisma mingil ajal. Jah, hea näide on võib-olla Baltikumi suurim Sopitootsi tuulepark, kus meie teada puuduvad näiteks linnuradarid. Oleme seal vaadelnud ja ka filminud suuri linnuparvi käesoleva aasta suve lõpus, sügise alguses. Ja võib nagu täie kindlusega väita, et ükski tuulik ei jäänud seisma ega isegi mitte ei olnud aeglustatud režiimis, et töötasid täie hooga edasi. Aga mis puutub nüüd sellesse tootlikkusse ehk koormustegurisse, siis kui Tootsi tuuleparki planeeriti, valmis selle tuulepargi veebileht, siis oli arvestuslikuks koormusteguriks 0,3. Ehk siis tema maksimaalsest võimsusest, mis ta suudaks aasta jooksul toota, siis arvestati, et toodab 30% elektrit. Ja nagu saatejuht meil ennist ütles,
siis selline reaalne koormustegur jääb sinna ütleme 0,2, võib-olla 0,24 suurusjärku. Aga mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et isegi kui tuuleolud võimaldaksid elektrit rohkem toota, siis jah, ajutise ületootmise ja madala elektri hinna tõttu siis tuulepargid kunstlikult seisatakse. Ja mis tähendab siis tarbijale kaasnevalt ka seda, et tarbijad peavad maksma ka selle eest, kui tuulepark seisab ja mitte midagi tegelikult ei tooda. Siia kõrvale ma võin tuua numbrid, mis võib-olla annavad natukene aimu. Samuti Sopi-Tootsi tuulepargi kohta. Arendaja Enefiti esindaja pakkus välja Põhja-Pärnumaa valla komisjoni ees 2025. aasta valla tuluks siis Sopi-Tootsi tuulepargi taluvustasuna 700 000 eurot. Reaalsus on meil natukene teine, et esimese 9 kuu eest on laekumisi olnud circa 180 000 ja optimistlikult hinnatakse, et äkki tuleb kokku 25. aasta eest 300 000. Ehk siis siin on päris suured käärid, et kui esialgne pakkumine oli 700 000 ja optimistlikult me jõuame 300 000, siis on erinevus märgatav. Ja kas see teema, et Eesti Energia toob ise välja, et kui tuult on, aga kui tuult on liiga palju või pakkumisi on liiga palju, siis keeratakse tuulik välja. Ja selle hetkel siis toetab võrgu halduril võrgu stabiilsust ja ta maksab selle eest tuulikomanikule raha. Nii et kui tuulik siis alla koormatakse, saadakse raha sagedusturgudelt. Aga ega see raha jälle ei tule tuulest, vaid ikkagi inimeste taskutest ja see avaldub meil omakorda ju võrgutasudelt. Et igal poolt, kus mulle tundub, et see nagu selline püramid skeem, et saavad oma tuuliku püsti, kui on liiga madal hind, keeratakse keeratakse tuulik tuulest välja, ei toodeta, siis saadakse sellest raha võrguhaldurilt, et nagu Urmas ütlesid ka, et üle ei koormatakse võrku ja lõpuks siis saadakse ka taastuvenergia tasu sinna juurde, et üldse midagi toodakse, lõpuks me maksame veel toetusi ka, et selline tunne, et siit ei olegi võimalik kuidagi jõuda selleni, et tuuleenergia oleks odav, eks ole. Et ainus ja seda enam, et kuna me ei saa ega suuda kontrollida tuuleenergia tootmist, me ei tea, millal tuulik välja keeratakse, millal see on oluline ka ütleme hinna kujundamisel, et mina näen siin ainult sellist mustkunsti trikki, et tarbijalt võimalikult palju raha välja meelitada ja ma ei tea, ma ei näe, et selle tulemusena kuidagi hakkaks majandus kasvama. Sa jätsid oma loetelust välja demonteerimise. Õige küll, sellest ei räägita, tavaliselt sellest ei räägita. Sinna me ei ole veel tegelikult jõudnud sest tuuliku elu jaoks prognoositakse 20-30, mõnes kohas ka 40 aastat, et kes ta demonteerib lõpuks ja mis tingimustel ja palju see maksab, seda me ei tea, et kõige ausam vastus on ühel avalikul koosolekul, mis arendajale see esitatud sama küsimus, siis et kes maksab. Ja aus vastus oli, et see oleneb tolle hetke seadustest. Jah, ja meil Marko Pomerants, kes käib tuuliku arendajate koosolekuid läbi viimas, ütles ausalt, et jah, kui läheb tuuliku arendaja pankrotti, maksab siis lõpuks omavalitsus või me kõik maksame selle eest. Aga tõesti, minul oli ka võimalus ühe tuuliku arendajaga või tema esindajaga kohtuda ühel rahvakoosolekul ja ma küsisin ka tema käest, et palju maksab demonteerimine.
ja ta ütleb, et ei, aga demonteerimise hind on juba arvutatud sinna sisse, töö nagu hinna või sellesse oma hinda, tuuliku oma hinda on sisse arvutatud. Ma ütlesin, aga palju siis maksab? Kuidas te saate arvutada midagi elektri oma hinda, kui te ei teagi, mis demonteerimine maksab? Aga mina näen siin sellist skeemi, et neid ei huvita, mis 40 aasta pärast saab. Et praegust tulevad need kiired miljonid kähku kokku korjata. No ma toon mõned numbrid näiteks. 2023. aasta taastuvenergia toetuse saajad Enefit Green Wind sai 15,15 miljonit eurot, puhas kasum oli neil 28 miljonit, Enefit Green 7,95 miljonit toetust, Utilitas Tallinna Elektrijaam 6,14 miljonit, Imaverel Energia 3,4 miljonit, et tegelikult läheb aastas tuuleenergia toetuste peale või selle juhu elektritoetuste peale ligikaudu 85 miljonit eurot ja see raha tuleb jälle meie taskust, mida siis kogutakse kokku automaksude ja ma ei tea, mis kõik käibemaksudega. Aga jah, ma tänan teid saatesse tulemast. Võtaks nüüd natukene seda teemat kokku, et kui me nüüd vaatame, mis on siis inimeste lootus tulevikku vaadates nende tuulikuparkidega, et kas siis tuleb leppida olukorraga või kuidas nende vastu ka võidelda? No mina ise loodan, et mõistuse hääl võidab siin siiski ja meil ka valitsus teeb vastava pöörde õiges suunas siis, ehk siis tasakaalustatuse suunas. Et me ei saa ühte planeerimist või ühte liiki, energialiiki üle dimensioneerida teiste arvelt ja ka inimeste arvelt ja raha arvelt ja heaolu arvelt. No ma võib-olla siin selle mõistuse hääle koha pealt tahaksin natukene täiendada, et ka minul õnnestus ühel rahvakoosolekul kohtuda Eesti Energia nõukogu liikmega, kes on hariduselt, ma olen aru saanud, majandusinimene ja pigem finantsist. Ja tema üritas mulle selgeks teha, et tuuleenergia siis selle ühe energiatootmisliigi lõikes on justkui kõige odavam. Aga tähelepanuta jättis ta loomulikult siis ju süsteemi kogukulud, et mida kõike on vaja selleks, et neid tuuleparke arendada, välja ehitada täiendavad kõrgepingeliinid, jaotusvõrk, vajadusel siis ka salvestuslahendused ehk akupargid, tasakaalustavad jaamad, nii edasi. Et nagu me ju tegelikult igaüks oma elektriarvelt näeme, siis isegi kui elektribörsi hind keskmisena, see rida elektriarvel võib natukene langeda, siis kui me jagame kõik kogukulud elektriarvel ära, siis tarbitud elektrikogusega, siis me näeme, et elektri lõpphind tegelikult ajas kogu aeg kasvab. Nii on, jah, tõesti, me vist oleme ainukene riik, kus elektri hind on selle elektriarve peal kõige väiksem võrreldes muude kuludega. Aga tõmbame täna joone alla. Aitäh, Urmas ja Maarja Maranik saatesse tulemast. Ma soovin teie MTÜ looduse inimeste eest edu ja ma tean, et teil on ka üks kohtuasi käsil, et te võitlete inimeste õiguste eest ka juba kohtutasandil. Tõsi, nii ta on jah, et Pärnu lähedal on Põlendmaa ala, mis on siis kehtestatud ja millega me oleme ka kohtus ja Põlendmaa ala on selles mõttes natukene erakordne ja oluline terve Eesti jaoks, et nii nagu paljude muude alade puhul on ka seal kõrvale jäetud igasugused keskkonna soovitused, ornitoloogide soovitused, sellised üldised keskkonnanõuded ja samamoodi rohetuumalale siis Raba kõrvale on planeeritud tuulepark 12 tuugeniga ja kohtus me sellega käime ja kohtukulud on ka suhteliselt suured, nii et MTÜ kodulehelt leiate meie konto ja see on täiesti annetusteks avatud.
nii et head kuulajad, ka mina kutsun teid leidma üles selle MTÜ kodulehe ja tegema annetuse, sest me oleme, see MTÜ on selline, kes ei saa riigilt toetust, aga samas te seisate meie kõigi õiguste eest, seda enam, et tuuleenergias on neid seadusi pigem vähem, või peaaegu võiks öelda, et peaaegu olematu. Et igal juhul Maarja ja Urmas, soovin teile jõudu selles võitlusest, sest me ju seisame oma kauni Eestimaa eest. Aitäh kuulamast ja kohtume jälle! Aitäh! Jah, tänan kutsumast! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine tereraadio.ee ja uueduudised.ee.